Üht naist ründasid 400 meest Lahore südames. Mis võiks olla šokeerivam ja barbaarsem kui see? Ja see kõik juhtus Pakistani iseseisvuspäeval. Sa tood pidevalt Pakistani välja kui näite, justkui oleksid nad kultuuriliselt mingil määral alaväärsemad. Ma ei taha sulle sõnu suhu panna, võrreldes näiteks teiste kultuuridega nagu Prantsusmaa. Ma ütleksin, et Briti kultuur on kindlasti parem kui Pakistani kultuur, jah? Ära pahanda, me oleme sinu külalised. Ei, ma tean. Ma ei taha sind kurvastada. Aga tema, kas tema pole sinu külaline? Jah, ka tema. Olgu, aga ma tunnen end väga piinlikult, kui räägin naistega. See kaader filmiti Pakistanis ja see on video ühest tiktokerist, keda ründas üle 400 Pakistani mehe. Ja ma arvan, et see ütleb sulle sõna otseses mõttes kõik, mida meil on vaja teada. Sest praegu kõik mõtlevad, mis toimub nende seksuaalse ärakasutamise jõukudega Ühendkuningriigis ja kuidas see üldse võimalik on. Noh, ma mõtlesin endamisi, miks me ei võiks teha väikest süvitsi minekut Pakistani kultuuri, et täpselt aru saada, millised on need taktikad ja kuidas need toimivad. Me oleme jõudnud punkti, kus kogu Ühendkuningriigis on süstemaatiliselt vägistatud 250 000 tüdrukut. Tuleb välja, et see ei ole juhus. Tegelikult tehakse seda üsna tõhusalt kultuuri poolt, mis sellest usub. Vaatame lähemalt. Pakistanis šokeerivad videod, kus sotsiaalmeedia mõjutajad ründab üle 400 mehe. See toimub Lahore südames. Nüüd viskasid jõhkardid naise õhku ja rebisid tal riided seljast, kuna ta filmis videot. Iroonilisel kombel juhtus see Pakistanis iseseisvuspäeval. Tagasi. Üht naist ründasid 400 meest Lahore südames. Mis võiks olla veel šokeerivam ja jõhkrum kui see? Ja see kõik juhtus Pakistani iseseisvuspäeval. Kaitsetu naine, TikToki staar, tõugati, käperdati, löödi ja visati õhku 400 himura mehe poolt. Kõik see salvestati kaameratele nende poolt, kes lihtsalt pealt vaatasid ja kogu juhtumit jälgisid. See jäik kuritegu toimus ajaloolise Minare Pakistani lähedal Great Iqbali pargis Lahoris. Naine ja tema 6 sõpra olid seal, et teha video iseseisvuspäeva pidustusteks. Isegi siis, kui nad videot salvestasid, lähenesid mõned mehed TikToki staarile ja hakkasid teda ründama. Varsti liitusid kõik kohal olnud mehed sellega. Õõvastav oli see, et mitte ükski sadadest meestest ei tulnud naisele appi. Naine pääses lõpuks rahva hulga küüsist ja suutis põgeneda. Ma arvan, et peame endalt küsima, miks ei proovinud mitte ükski inimene aidata süütut naist? Sest me kõik teame, et mehed on loodud oma naisi kaitsma, eks? Aga ei, mitte Pakistani kultuuris. Seal usutakse, et naisi tuleks kohelda, ma ei tea, veidi teisiti. Vaatame seda videot, mis läks väga viraalseks. See on minu naine. Naine? Jah, härra. Ei, varsti su naine. Mis see on? Masha, ma arvan, et see on minu jaoks nii tervislik. Nii kena, nii tervislik üks. Okei. See on nii tervislik, mida sa mõtled. Ja see on, ta on vähem tervislik kui sina. Mis? Ma olen... Tüdruk. Must maja? Vähem, mitte liiga. Vähem. Olgu. Mis on... Vähem, olgu. Aga mida sa mõtled? Noh, see tervislik tähendab paks. Ei, palun. Kui sa ütled seda, siis ta on pettunud. Miks ta peaks pettunud olema? Tervislik tähendab, et ollakse paks. Liiga paks. Ei, palun ära pane pahaks. See ei ole hea näide paštude külalislahkusest. Ja härra. Ei, suurepärane külalislahkus. Mina ei arva nii. Meil on suurepärane külalislahkus. Samal ajal, kui ütleme sulle, et sa ei peaks selle naisega olema, sest ta on sinust paksem. Ma mõtlen jällegi. Lisaks sellele, et see on lihtsalt natuke imelik asi öelda, võiksid sa võib-olla arvata, et see on kultuuriliselt normaalne kirjeldada inimesi kui paksemaid või vähem paksemaid. Kuid ma tahan, et sa mõtleksid sellele faktile. Kõik need mehed, kes istuvad, naeratavad ja räägivad sellest selle mehega, istuvad tema naise kõrval. See vestlus ei toimu selle naisega kuskil mujal austusest tema vastu. Sa tead, me arvame nii. Ei. Neil ei ole mingit probleemi teda mõnitada ja alandada, kui ta istub otse nende kõrval. Ja see paneb sind mõtlema, kuidas nad oma naisi kohtlevad. Ma arvan küll, mis see on. Ma ei arva nii. Miks? Sest sa ei saa seda öelda. See ei ole kena. Ei, see on üldine jutt. Mitte nii. Ei, see on ebaviisakas. Kes? Mis? See on ebaviisakas. Ei. Jah. Miks see peaks olema ebaviisakas? Miks oleks ebaviisakas öelda, et sa abiellusid endast madalamale? Miks see oleks ebaviisakas, kallid? Jah, härra. Miks see sind ärritas? Sa ei saa seda öelda. Ei. Ei, jah, ma räägin sinuga. Ei, vend,
ma räägin sinuga. Tema pole oluline. Ta on lihtsalt mingi suvaline inimene. Keda see huvitab? Mis? Miks ma peaksin tema tundeid riivama? Ma räägin sinuga. kui ma räägin teise mehega, siis naine pole tegelikult eriti oluline, on ju. Ära pahanda, me oleme sinu külalised. Ei, ma tean, ma ei taha sind ärritada. Aga tema, kas tema pole sinu külaline? Jah, tema ka. Olgu. Aga ma tunnen häbi, kui räägin naistega. Nii et ma hakkan häbenema. Jah, ma ei suuda rääkida. Meie rahvas on selline, nad tunnevad häbi, kui räägid naiste või tüdrukutega. Nad tunnevad häbi, kui nad räägivad. Nii et miks rääkida? Ma mõtlen, kui sa võiksid teha muid asju, mis tunduvad vähem häbiväärsed. Näiteks oma alastust näidata ja neid peibutada. Sa peaksid austama. Ma austan teda. Jah, nii et sa ei saa öelda seda, mida sa ütlesid. Jah, sest see teebki nii. Ma arvan, et te saate põhimõttest aru. Aga tead, mis selle juures huvitav on? Järgmine video. Okei, sest me oleme endalt küsinud, kuidas see võimalik on? Kuidas on võimalik, et nad kohtlevad mehi niimoodi? Või on see Pakistanis normaalne, et naisi niimoodi koheldakse? Vaatame, mis juhtub, kui see naine saab teada, et tema abikaasa, ilmselgelt pakistanlane, üritas vägistada 13-aastast tüdrukut. Kas see oli katse? Jah, ta üritas vägistada 13-aastast tüdrukut. Kuidas ta sellele reageerib? Kas sul on tüdrukuid? Jah, proua. Kui vanad? 4 aastat vana. 4 aastat vana. Miks sa siis seda teed, kui sul endal on 4-aastane laps? Väga vabandan. Mul on väga kahju, härra. Ma tean, väga kahju. Mul on väga kahju. Abandon. Me peame politsei kutsuma. Okei, jah, väga kahju. Kutsu politsei. Võib-olla ma teesklen, olen mees, me võime seda sinult küsida. Kutsu minu jaoks politsei, palun. Nii et ilmselgelt helistab see mees oma naisele, sest need inimesed, ma ei tea, kes nad on, tulid tema juurde ja ütlesid, sa oled üritanud vägistada 13-aastast tüdrukut ja sul on endal lapsed, kas sul pole häbi? Tema ütleb, mul on väga kahju. Nemad ütlevad, sellest ei piisa. Nii et ta läheb oma naist tooma. Miks ta peaks oma naist tooma minema? Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga kui sa vägistaksid väikseid tüdrukuid, siis sa ilmselt varjaksid seda oma naise eest. Kas pole? Jah, tegelikult küll. Ma ei ole rahul. Kahjuks olen inglise keele poolt. Ma oskan inglise keelt. Mul on väga kahju. Kuhu sa lähed? Ma olen siin. Kuhu sa lähed? Minu nimi on Catherine. Ma selgitan, et me kutsume politsei. Ta arreteeritakse. Siina, inglane. Nii et ma selgitan, kus politsei. Ta arreteeritakse täna. Believe, mina olen siin tema naine. Sa oled tema naine? Jah. Aga ta on palju pahandust teinud. Mina olen siin oma naisega. Mina olen kõik sees, nüüd oled sina väljas. Minu garantii, okei? Ma ei saa kuulata. Politsei viib mind ära. Politsei on sinu järel. Ma küsin seda kommentaarides. Nii et neile, kes aru ei saa, tema vastus on, ta ei teadnud, et see oli ebaseaduslik. Palun, ma luban, et ta ei tee seda enam kunagi. Mitte mida. Minu abikaasa vägistas väikese tüdruku. Millest sa räägid? Ei, tema vastus on, ma ei teadnud, et see oli ebaseaduslik. See paneb sind mõistma, et võib-olla on see asi sügavalt süsteemne kogu naiste kultuuris, kus nad tegelikult arvavad, et see on täiesti normaalne. Nüüd, et ta ei teadnud, et see oli seadusega seotud asi, on samuti üks neist asjadest, mida need inimesed armastavad rõhutada. Vaatame seda meest. Kuula mind. Mis see nimi on? Talib. Sa oled siin, et kohtuda 12-aastase lapsega. Et potentsiaalselt vägistada 12-aastast last. Kas sa tead, mis on vägistamine? Sa ei tea, mis on vägistamine. Mida ta kavatses selle 12-aastasega teha? Vaata mulle otsa. Mis on seaduslik nõusoleku vanus Ühendkuningriigis? Sa oled siin? Ta tuli siia 10 päeva tagasi. See mees on olnud Inglismaal vaid 10 päeva ja juba üritab ta kohtuda 12-aastase inglise tüdrukuga. Aga ma ei teadnud, kuidas see käib. Tundub, et see on nagu korduv vabandus. Me ei teadnud, et see on ebaseaduslik. Ainus põhjus, miks nad ei tea, et see on ebaseaduslik, on kas see, et nad valetavad või see pole nende riigis ebaseaduslik ja on täiesti normaalne või on nende piirkonna süstemaatilised seksuaalse ärakasutamise jõugud neile öelnud, et see on täiesti vastuvõetav ja nad võivad seda teha. Kõik 3 on probleemsed. Äärmiselt, erakordselt.
ja selle kõige põhjal hakkame nüüd vaatama seda videot, kus Connie Shaw vaidleb ühe pakistanlasega. Sest mingil põhjusel, arvestades, kuidas nad kohtlevad naisi, kuidas nad kohtlevad oma naisi, kui mugavalt nad sellisel viisil räägivad, kui mugavalt nad suhtuvad laste väärkohtlemisse ja vägistamisse ning kui mugavalt nad valetavad või teesklevad, et neil polnud aimugi. Vaatame seda videot selle teadmisega. Sa tood pidevalt Pakistani näiteks, just kui need oleksid kultuuriliselt kuidagi alaväärsemad. Ma ei taha sulle sõnu suhu panna, aga võrreldes näiteks teiste kultuuridega nagu Frankfurdis. Ma ütlen, et Briti kultuur on kindlasti parem kui Pakistani kultuur, jah. Olgu hästi, millised Pakistani kultuuri osad on siis sinu arvates alaväärsemad? Ma ütleksin, et jumala teotuse eest määratud karistused. See ei ole osa Pakistani kultuurist. Pakistanis on inimesi, kes hukatakse jumala teotuse eest selle vastu. Ma tean, Ahmadiyya moslemid kannatavad riiklikult heaks kiidetud tagakiusamise all. See ei ole Pakistani islam, see on pigem Pakistani riiklus. See juhtub Pakistanis. Kui siia riiki tuleb palju inimesi Pakistanist, hakkab see ka siin juhtuma. Ja see juhtuski 2016 aastal, kui üks Bradfordist pärit moslem sõitis kogu tee Glasgow'sse, et tappa Ahmadiyya moslem. Kuigi ta ise oli samuti moslem, kuna ta pidas seda jumala teotuseks. See on üks näide. Aga kas sa arvad, et see on üldistav vaade pakistanlastele ja Pakistani kultuurile või pead sa seda enamuse seisukohaks? Kui me vaatame selles riigis teatud kuritegusid, näiteks seksuaalse ärakasutamise juuke, siis on fakt, et Pakistani mehed on seal ebaproportsionaalselt esindatud ja see on väga kurb. See on siiski konkreetne valdkondeks. Vähemalt 50 linnas ja asulas üle Ühendkuningriigi teame, et see kuritegu on aset leidnud. Immigratsioon Pakistanist on selles riigis palju probleeme põhjustanud. See ei tähenda, et iga Pakistani päritolu inimene või Pakistani järeltulijad, kes siia on tulnud, oleksid probleeme põhjustanud. Aga seal, kus meil on suured probleemid etniliste enklaavidega, näiteks Bradfordis, sugulaste vahelised abielud. See on üks põhjusi, miks väärkohtlemisjõugud said tegutseda. Sellepärast, et tüdrukuid vägistanud inimeste vahel olid sugulussidemed. Paljud neist olid vennad, nõud ja Pakistani perekonnamudeli hõimupõhise olemuse tõttu sugulaste vaheliste abielude tõttu. See tähendas, et perede vahelised sidemed olid äärmiselt tugevad, mida meil Suurbritannias ja enamikus lääneriikides ei ole, sest sugulaste vahelised abielud keelustati ammu. Sa pole sellel teemal pakistanlastega rääkinud? Mina isiklikult ei ole, aga olen teinud palju uurimistööd nende ärakasutajate jõukude kohta ja püüdnud mõista ning kuulanud 2 eksperti, kes selle teemaga tegelevad. Millises teises kultuuris suudaksid sa ette kujutada, et massiliselt ranitakse koos oma nõbude, vendade või isegi isaga, et noori tüdrukuid lägistada? Ilmselgelt. Sellest konkreetsest kultuurist tulenevalt on meil nüüd selles riigis probleeme, mis on tekkinud selle kultuuri massilise sisserände tulemusena. Kui me räägime multikultuursusest kui probleemist, siis paljud kultuurilised probleemid, mida me selles riigis massilise sisserände tõttu näeme, on pärit moslemiriikidest. Sisseränne sellesse riiki on tõesti muutnud seda, kuidas meie politsei töötab, näiteks kuidas õigussüsteem toimib ning mida inimesed võivad või ei tohi töökohal öelda. See on tõesti muutnud meie kultuuri nii palju, et nüüd üritab prokuratuur inimesi süüdistada islami institutsiooni solvamise eest või parlamendi liikmed kutsuvad üles tegema pühade raamatute rüvetamise ebaseaduslikuks ning meie peaminister on sellega nõus. Ma mõtlen, et meil on nii palju näiteid, mida me iga päev Free Speech Unionis näeme, kuidas islami jumalateotusseadused tagaukse kaudu meie riiki päriselt mõjutavad. Ja seda ei juhtuks ilma massilise sisserändeta. Ma arvan, et see võtab üsna hästi kokku kõik, mida meil selle teema kohta öelda on. Mida sina arvad? Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasid.